Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet keemiliste ainete ja segude ning nende ohutu käitlemise kohta kogu tarneahela ulatuses, tootjast kuni lõppkasutajani. Ohutuskaart ei ole formaalsus. See võib päästa elu ja säästa loodust. See aitab luua turvalisema töökeskkonna, vältida õnnetusi ja minimeerida negatiivset keskkonnamõju. Ohutuskaart puudutab kemikaalidega tegelevaid töötajaid, näiteks arste, päästjaid ja töökohal viibijaid. Ta aitab tagada, et ainekäitlejad rakendaksid vajalikud meetmed tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks. Ohutuskaart koosneb 16 jaost, mis sisaldavad vajalikku teavet kemikaali ohutu kasutamise kohta. Ohutuskaart peab olema täidetud pädeva isiku poolt. Tarnija vastutab selle eest, et ohutuskaart vastaks nõuetele ning oleks koostatud eesti keeles. Keelekasutus peab olema lihtne, selge ja täpne. Ohutuskaart esitatakse ajakohastamisel või muutmisel paberkandjal või elektrooniliselt tasuta kõigile, kellele on ainet või segu eelneva 12 kuu jooksul tarnitud. Koostamise kuupäev peab olema selgelt märgitud esilehele. Info säilitatakse vähemalt 10 aastat pärast aine või segu viimast kasutamist, tootmist, importi või tarnimist. Ohutuskaart tuleb esitada alati siis, kui aine või segu on ohtlik. Samuti tuleb see esitada ka juhul, kui segu ise ei ole ohtlik, kuid sisaldab ainet, mis kujutab ohtu inimeste tervisele või keskkonnale ning millele on Euroopa Liidus kehtestatud töökeskkonna kokkupuute piirväärtused. Esimeses jaos on kirjas, kuidas ainet või segu tuvastatakse, millised on selle soovitatud kasutusalad ning kes on aine või segu tarnija. Samuti sisaldab see osa tarnija kontaktandmeid, sealhulgas infot, kuhu pöörduda hädaolukorras. Teises jaos esitatakse CLP määruse kohane klassifikatsioon ja märgistus, sealhulgas ohuklassid, ohukategooriad ja ohulaused. Kui segu ei ole ohtlik, tuleb see selgelt märkida. Lisaks tuuakse välja muud ohud, mis küll ei mõjuta klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu üldist ohtlikkust. Kolmandas jaos esitatakse aine peamise koostisosa keemiline määratlus, näiteks aine nimetus, kas number ja millest aine koosneb, sealhulgas lisandid ja stabilisaatorid. Segu koostisainete puhul märgitakse lisaks täpne sisaldus või vahemik massi või mahuprotsendina, võimalusel alanevas järjekorras. Neljandas jaos antakse selgeid ja lihtsaid juhiseid, mida saavad järgida ka väljaõppeta inimesed. Viiendas jaos kirjeldatakse, millised kustutusvahendid sobivad või ei ole sobivad kasutada konkreetse aine või segu korral. Samuti selgitatakse erilisi ohte ja antakse nõuandeid tuletõrjujatele. Kuuendas jaos antakse soovitusi, kuidas käituda aine või segu lekke või keskkonda sattumise korral, sealhulgas millist kaitseriietust ja kaitsevahendeid päästetöötajad peaksid kasutama. Seitsmendas jaos antakse juhiseid aine või segu ohutuks käitlemiseks, sealhulgas üldised tööhügieeninõuded, et vältida õnnetusi. Samuti kirjeldatakse sobivaid ladustamistingimusi, arvestades aine või segu omadusi ning antakse üksikasjalikud ja praktilised soovitused erikasutuseks. Kaheksandas jaos on toodud segu koostisained, millel on kehtestatud Eestis kehtivad töökeskkonna piirnormid. Nõuete kohaselt tuleb lisada ka isikukaitsemeetmeid erinevatest kokkupuuteviisidest tulenevate riskide ohjamiseks. Üheksandas jaos esitatakse aine või segu füüsikalised ja keemilised omadused. Kui on määratud ka muid omadusi, tuleb need samuti siin esitada. 10. jaos kirjeldatakse aine või segu stabiilsust, reaktsioonivõimet ja võimalikke ohtlikke reaktsioone ning antakse soovitused riskide vältimiseks. 11. jaos esitatakse tervise- ja ohutusspetsialistidele mõeldud selge ja täielik ülevaade aine toksikoloogilistest mõjudest, sealhulgas olemasolevad andmed terviseriskide, toksikogeneetika, metabolismi ja leviku kohta. 12. jaos antakse kokkuvõtlik teave aine või segu mõjust keskkonnale, näiteks toksilisus, püsivus ja bioakumulatsioon. Segude puhul esitatakse vajadusel teave nii segu tervikmõju kui ka segus sisalduvate ainete kohta. 13. jaos antakse teave aine või segu
ja nende pakendite ohutuks ja keskkonnasõbralikuks jäätmekäitluseks vastavalt kehtivatele Euroopa ja riiklikele õigusaktidele. 14. jaos esitatakse üldine klassifitseerimisega seotud teave kemikaalide transportimiseks maantee, raudtee, mere, sisevee või õhutranspordiga. 15. jaos tuuakse välja ainele või segule kehtivad Euroopa Liidu ja riiklikud õigusaktid, näiteks autoriseeringud, kasutuspiirangud, samuti märgitakse, kas tarnija on teinud kemikaaliohutuse hindamise. 16. jaos esitatakse lisateave, mis ei kuulu eelmistesse jaotistesse, näiteks ohutuskaardi muudatuste kirjeldus, lühendite seletused, segu klassifikatsioon ja kasutatud hindamismeetodid ning asjakohased ohulaused ja koolitussoovitused, kokkupuutestsenaariumite tabelid. Loe ohutuskaarti. Märka ohtu enne, kui see märkab sind. Küsimuste korral pöörduge REACH kasutajatoe poole.